la fiesta, viva la beba, viva la ja só vai quem é seletivo. See elu, see meeste elu, see on lihtsalt nii ideaalne. Numa festinha ela vai tá que Nägite seda hotelli või? Siia kappi on paras laipa peita. Loomulikult peegel siis, kui sa teed tööd ja kui sul hakkab igav, siis sa saad vaadata. Girl, I can't lie. And like a you watch her back it up. She do that song, that's what's up. Right after we fuck. Tere tulemast tagasi minu autosse, kuulake seda uskumatut lugu, kui uskumatus on. Nimelt üritasin mina enda 5 aastat tagasi Eestis tehtud autoilube ümber teha Austraalia omadeks. Aga kuna ma olen alla 25 aastast, nad tahavad, et ma teeksin teooria ja praktika ja bla 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 bla, mida iganes ma kukkusin 2 korda läbi. Ja siis ma mõtlesin, davai, savi sellega. Ma olen teinud endale parem rekkajuhiload. Ja pakkuge nüüd, kes sai rekkajuhiloa teile kätte. Ja, mul on rekkajuhiload, aga mul ei ole autojuhilube. Nii et jah, ma saan kaupa vedada. Ma saan sõita koolibussiga ja mu lemmik. Ma saan sõita liinibussiga, aga mitte autoga, no. Nothing to lose. Nothing can stop me. I'm all the way up. Wake up. I know what's real. Escape reality. Hardwired. Tere tulemast minu argipäeva. Minu argipäev algab tavaliselt selle platsi peal, kuhu me oleme eelneval päeval parkinud enda masinad. Seejärel me tangime tasuta kütsi või firma poolt ning suundume teede peale ning millegi pärast ma otsustasin näidata teerulli sisu ja selle paksust ma täpselt ei tea, kuid jah, järgneb minu lemmik ootamine ja passimine. Ma kohe räägin täpsemalt, millest ma räägin. Nii kaua tšekkige seda viljatehast, päris suur teine ju. Firma, kus ma töötan, tegeleb ainult teetöödega ja tavaliselt teeme teetöösid siis riigile ning ei ole vahet, kas me parandame teed, laiendame teed, mida iganes. Igasugune töö algab alati sellega, et kõigepealt tuuakse kohale kruus, nimelt me tegeleme taaskasutusega, segame kokku vana uuega, siin on siis näha, millist teed me parandame peame hakkama. Ning seejärel tuleb kohale teehöövel, kes siis laotab selle asja laiali ühtlaselt, niimoodi, et täitsa lõpp. Ma poleks elus arvanud, et keegi suudab masinaga midagi niukest teha ning seejärel tuleb siis peale miksimismasin, mis siis miksib kokku vana
T-uuega, ma tean, next level, reaalselt see masin suudab läbi lõigata lihtsalt mingi asfaldist, what the fuck, ma ei suuda uskuda nagu ka. Ning seejärel, kui see kõik tehtud on, siis lendab peale teerull ehk mina, ning jaa, teerullid. Siin on näha ühte materjali, mis me kasutame siis, kui meile lihtsalt kruusast ei piisa, see on siis limestone ja see limestone on maruohtlik teine, tasub ettevaatlik olla, ta söövitab su elusest peast ning siis järgneb ei midagi jälle kui ootamine, ehk siis järgmisesse kohta minek, see võtab jälle mingi tunniks aega, makstud, kõik on makstud, ma olen nii rahul. Aga jah, siis ma lihtsalt istun autos, passin niisama, kuulen mussi, vaatab välja, värgid, särgid, elu on hea, noh. Doesn't stick at all. Maybe I'm too weak. Break it. Oh, lovely. I'm too weak, definitely. I'm too weak, definitely. But that's not what they're looking for when they do this. Yeah. I think all that's like your fine bitumen, Yeah. and then apparently they put it in. And what it's meant They need to to do, be fine, or? like that. Oh. From what they told me, once they pump it in as a liquid, Yeah. as soon as they pump the water into it, it explodes. Okay. It explodes and binds, and then reacts and binds Yeah, all yeah, the dirt together. That's interesting. Yeah, I've never worked with it before. We're putting cement in here because they fucked it up and they don't want to fuck it up again. So now they're going to put cement in and make it harder. Harder, yeah. Tere! On jälle käes aeg, kus teha väike toa tutvustus. Siin on täielik bardak, aga keda see huvitab, sellepärast see tuba on nii mingi täis rott. Reaalselt, nägite seda hotelli või? Nägite seda hotelli või? See hotell, või mis hotell, inn. Ühesõnaga, arvestades, kui uhke see inn välja nägi, siis see ruum on täielik rott. Tavai teeme uuesti siis selle sissetuleku. Selline mõttetus näebki see tuba välja. Üks pisikene kapp. Sinna otsa on pandud televiisor, et ma siis saaksin voodist telekat vaadata. Kõva värk on ja siis siin on külmkapp, normaalne kolak. Külmkapp ongi ainuke tore asi, mis siin on, sest see on nii suur. Ma polegi nii suurt külmkappi varem olnud. Oh yeah. Ja siis siin on väike lugemislamp, väga tore, on ju, ja ongi kõik. Siis me võime kohe food checki ka ära teha. Jällegist nagu tavaks on, vaatame, mis siis seekord pakutakse. Mida ma juba märkasin on see, et tundub, et siin ikka Brussel läheb päris hästi. Päris mitme hotelliga sinna kollaabi teinud ja värki on ju. Ma ütleks, et üks parimaid toite, mis ma olen saanud siit. See on siis see toit, mille ma tellisin tänaseks õhtuks ja lasin kaasa pokkida ja minu skämm on see, et ma lihtsalt panen selle endale lõunaks kaasa. Vaatame siis seda toitu, mis nad siis mulle originaalselt kaasa pakkisid lõunaks. Ma teen seda skämmi sellepärast, et ma juba tean, et see, mis siin koti sees on, see ei rahulda mind. Tšekime, mis siin on. Anti siis 2 asja, see on siis hommikusöögikorv, see on mu lõunasöögikott. Hommikusöök algab seda sellega, et üks on hullem kui teine. Mahl, piim, jogurt. Ma ütleks, et väga rikkalik.
väike šokolaadi croissant, viska, krõbinaid ja saia. No näed, vähemalt seekord on saiale juurde pandud võid, moosi ja mingit muud tavaari. Mis see must junn siin on veel? Tubli. Ma ütleks, et üks parimaid, kuigi mul on laktoositolematus ja nii pooli neid süüa ei saa. Vaatame, mis siis järgmiseks meil siin on. Nii, krõpsud. Mis see siis on? Mingi mystery käkk. Orange, meeldib. Ja veepudel. See on siis lunch. See pakub väga huvi. Mis see niukene on? Ma nagu mõtlen, et mina olen naisterahvas. Mina olen naisterahvas, kes teab, kui palju mu keha toitu vajab, on ju. Aga ma tahaks teada, mida ütlevad need meesterahvad, kes kaaluvad 110 kilo selle toidu kohta. Mõtle, kui sa saad lõunasöögiks selle üks see mingi väike junn, on ju, ja väike pakk krõpse. Ei ole suur, väike pakk krõpse. Aga jah, selline siis saab olema. Väga kena, tavai, pakime asjad ära ja siin vett ka niimoodi, väga kena on. Aga jah, tuba on suht rott, ütleme nii. Aga mida sa vingud, on ju, tasuta tuba. Kutsun teid vaatama midagi väga eksklusiivset, midagi nii eksklusiivset, mida minu silmad isegi varem näinud polnud. Selleks, et seda masinat vedada, on vaja kokku 5 autot sinna rekka ette ja rekka taha. Oh my god, võrdle neid reffe lihtsalt. Aga see ei ole veel kõik, siit tuleb number 40, teine oli 39, see on 40, täitsa lõpp, üks suurem kui teine, oversize politsei. Lisan mõned pildid ka, et oleks ikka selge, kui fucking suur see masin on ning ja te nägite õigesti, see saab vedada ainult siis, kui võtad kasti pealt. Asjalood on nüüd sellised, et asjad on tõsiseks läinud. Asi on selles, et ma mehestun. Sõna otseses mõttes ma kannan meeste riideid. Tere, ma just sõin. Väga hull. Ma kannan meeste riideid, ma teen meeste tööd. Ma sõna otseses mõttes olen full mees niimoodi, et hommikul äratus käib, ma olen juba mees valmis. See elu, see meeste elu, see on lihtsalt nii ideaalne, see on nii hea elu. Äratuskell käib, ärkad üles, paned tunked selga ja tõmbad tuld. Mitte mingisugust näsperdamist, mingi asja, mingi haige. Mitte midagi niukest, kõik see jääb ära, ehk siis elu on nii hea, et ma soovitan reaalselt kõikidel naisterahvastel korraks proovida meeste elu. Ausõna, ma ei viitsikski tagasi minna enam kunagi selle naiste hullumeelsuse peale, aga jaa, ma ütlen ausalt, üli hea elu, mulle meeldib täiega, et nagu full mees olen täiesti valmis juba nagu mingi vaadakene. Sain uued prillid ka veel peale, aga vaata need prille. Viva la fiesta, viva la beba, viva la 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 la. Kuna kõik masinad korraga tööd teha ei saa, siis väga palju on passimist, hängimist, kelotamist, vahtimist ja ennest poosetamist. Selle kõrval, et me kõik saame ilusti ikkagi palka. Teehöövli operaator, see vend saab literally 800 päevas niikuinii kirja, ükskõik, tee kas 15 minni tööd. Siis, kui muidugi on oma tööhöövel. Kui oma tööhöövlit ei ole, nagu siin näha on, siis sellegi poolest palk on hea $60–110 tunnis. What the fuck? Tööhöövel on siis see, kui kellelgi meeles ei olnud. Et palju vastutust ka on, nalja ei ole. Aga rekkajuht, see vend, kes lihtsalt sõidab ja veab minu teerulli ühest kohast teise. 800 jälle nagu naksti. Järgmisena ma otsisin välja inseneri palgad, nii et kui sa soovid, siis pane see video korraks pausile, saad lähemalt uudistada, palju need vennad palka saavad. Aga tead, need vennad ei saa palju rohkem palka, kui need, kes päriselt põllu peal nii-öelda on. Et mega tuus on näha, et sa saad reaalselt ülihead palka teenida ka enda kätega, mitte et sa pead kontoris passima. Kui sa mõtled, kuidas ma seda kõike tean, siis ma täiesti tuima näoga läksin ja küsisin, palju palka saad? Räägi välja.
Nagu te näete, siis meil on lambist jälle igav, ehk siis me rottisime liikluse reguleerijate märke ning näitame neid lambist inimestele. Juhataja vaatab, mida fuck'i te teete, aga liikluse reguleerijad, see vend, kes hoiab päev otsa posti, ma ütleks jällegi, saab väga head palka, $26 tunnis pluss hüvitis, igati normim, kui kuskil avokaadokorjaja olla, mida iganes siin farmipäevade nimel Austraalias ei tehta. Lähed teed ühe tiketi ja olemas, lähed, hoiad märki, värki, särki, minu meelest igati norm, tasub mõelda. No vaadake, mis siin on. Kui siit pealt poolt vaadates, siis ei saagi nagu kohe aru. Aga kui külje peale tulla, siis keegi on põõsa peale sittund. Oi, sitt hõljub! Amiga, qual que é o jet? Hoje é dia social, larga a piscina e só vai quem é selecionado. E a loirinha que esses dias conheci numa festinha, ela vai tá, que bom, porque eu fui convidado e desce o whisky com gelo de coco. Chapei, fiquei bem louco, deu coragem, acho que eu vou chegar se vai constar. Mis hundilaud siin on 19 kraadi. Kas te teete nalle või? Näed, juba olen õigene. Ups, väga hea. Oi, no kas pole uhke? Puhastatud ja siiled sinu kaitseks ja siis peldikupoti peale on pandud siukene paberist lepikukene, mis tõestab seda, et see on puhas. Ma olen missivõistluste vaata. Missivõistluste tšekk. Tere tulemast tagasi minu tasuta elamisse. Jälle väike tuurikene teile siin teha. Siis astudes siis kohe siukene bussipinki meenutava istekohakene. Ehk ja seina külge ehitatud. No kui bussis on seina küljes niuksed istumisalused. Väga tore, väga kena, väga praktiline. Saad asju sinna peale panna, saad istuda, saad jalanõusid jalga panna. Ehk siis mulle meeldib praktilisus. Näitan teile kohe ära enda lemmikasja. Ma ei hakka asjaga pikalt venitama. Lemmikasi on valgustus. Ehk siis kui ma panen selle väga ereda ning rõveda laevalgusti kinni, siis valgas seda vibesi. Reaalselt kohe $30 tuli toole juurde kindla peale. Näeb välja väga maagiline, kuid ma siiski panen praegu tuleb olema, sest muidu te ei näe, mis siin toimub. Liigume edasi siia, on väike kontorilauake, mjau, kas teile see ei meeldi? Niukest lauda ma tahaks endale päriselus ka, kus oleks siis sahtlipoiss, veel sahtlikesi, loomulikult peegel siis, kui sa teed tööd ja kui sul hakkab igav, siis sa saad vaadata ennast ja sul on jälle lõbus, mida iganes. Aga jah, siis siukene kena lauakene. Hello, the hookers are here. Okay, let them come through, please. Siukene telefon oli mul siis, kui mina olin, ma arvan, 8. Tulin koolist koju, kedagi kodus polnud ja helistasin lambist mommile tädile tööle. Tšau, mis teed? Siis need olid mingi tšau, teeme tööd. Siis mul oli mingi Taani lahe ja siis järgnes vaikus, me rohkem midagi rääkinudki. Aga jah, selline kõva toru
juhe, mis siin ikka, siis väiksed silksalfakad. Järgmine lemmikasi, mis mulle väga meeldib, kõige rohkem ma arvan siin toa juures. Ei, see ei ole see kaunis linapoiss. Ma tean, me ei pea sellest rääkima. Aga, see on see tool, vaadake kui elus tool, see on see niisugune nahast tundub olevat, väga ilus toon, väga ilusad jalad. Paneme väikse zoomi, jep, ja meigi teate, eks on et kas zoomib ära. Ehk selline väga ilus, mulle see tool küll meeldib, neid mul võiks olla isegi rohkem kunagi. Aga davai, sitta selle tooliga, liigume edasi. Järgmine selline nurgake siin tehtud, imeilus jällegi. Akna kõrval saad kardinad lahti teha, vaadata välja, teha tööd, juua kohvi. Et kõige peale on mõeldud. Loomulikult ma olen ühe tooli juba hõivan siin enda raudrüüga, millega ma siis raha majja toon. Vot niimoodi lugu. Jällegist keskkonda mitte sobi. Öökapikene, ma ütleks, et üsnagi modernne, arvestades seda vaipa, voodipesu ja kõike muu. No need tuled on lahedad ka, on ju. Ehk siis, väga huvitav kompott on siin kokku pandud. Liigume edasi. Televiisor, jällegi televiisor suunaga voodi poole, saad olla voodis ja vaadata televiisorit. Siis maalid, vaata, mis siin maalida on. Nii. The original Horden Hotel and Wooden Railway Station in Narrogin about 1904. Siin peaks olema siis näidatud selle küla kunagist raudteed. Ma ei handle lihtsalt, et 100 aastat tagasi, mis 100 aastat tagasi, isegi minu ema käis hobusega kooli, et inimeste transpordivahend oligi hobune, ma lihtsalt ei handle nagu, oh my god, respekt, noh. Nii, järgmine, liigume siis siit kenasti edasi, siit tuleb kapp, ma ütleks, siia kappi on paras laipa peita, no väga seina sisse ehitatud, siuke, noh. Jätamegi, ma arvan, kommentaarid sinna, ei pea endast rääkima. Ma arvan, et ei pea siin midagi kommenteerima kogu aeg, et lähme lihtsalt liigume edasi ja teeme näo, et kõik on ok. Ning kööginurgakene. Ma arvan, et üks mu lemmikutest jälle, sest et köögikõrgus on inimlik, see mul puusane ei ole põlvini, nagu varem nägite, on ju. Ehk see on väga positiivne, siin on mul mingid sitased nõud, pange neid just tähe, sellepärast, et need on nõud ja need on sitased, sellepärast, et ma olen inimene. Vot jällegi siis see raamatu kaane järgi hindamine tundub niisugune valge modernsus viimase peal ja siis teed ukse lahti ja vaatad, värv on ära lõppenud täpselt ääre peal. Nii, mis siin siis on? Väga kenakist. Jällegi täpselt sama tavaar, mis igal pool mujal, mitte midagi uut, pane suhkrut suhu ja ole õnnelik. Näed, endale saab siin jääd teha ja puha. See on midagi uut. Nii, ja liigume siit nüüd edasi siis vannituppa. Vannituppa on niisugune kõle ja külm. Ma olen siin ja ma tunnen, kuidas mul on külm ja kuidas mul on kõle. Siin üleval on siis selline väga huvitav aken, et nagu siit läheb aken, on ju, ja siis siin on vahe, siit saab õue, nagu siit puhub õuetuul või nagu kohutav. Ma olen pessu, ma olen full naked ja siis lambist väljas on tore, mulle puhub tuul näkku. See ei ole nokk, see ei ole. Aga eks ma saan aru, neil on siin rohkem suve kui talve, ehk siis nad pigem mõtlevad jahutamise peale kui soojendamise peale, et mul tuleb suu kinni hoida, mina ei ole see, kes otsustab, on ju. Siin on siuksed väiksed stationid, body and wash ja samuti on ka siin sees body and wash, jep. Lihtsalt mahukas, kuigi jällegi näeb väga kõle välja. Ütleks, et siin saab horror movie scene'i järgi teha. See pilt, kus naine peseb duši all pead, kõik on auru täis ning järsku samal ajal, kui ta enda pead hõõrub šampooniga, siis sealt tuleb välja käsi. See on siuke nurk. Aga nii ongi siis selle elamisega seekord siis kõik, mulle tundub. Nad näitame seda vibes ikka korra uuesti. Te paneme ekstra 50 toltsi juurde. Oba, normaalne koht ju, on ju. Valgeid linu küll ei ole, kuid sellegi poolest ma ütleks, ma olen rahul, sest et nagu ma olen varemgi maininud, tegemist on tasuta elamisegi. Ehk siis ma olen väga rahul ja naudin seda, mis mulle antud on ju. Olgu, tšau, blau, see you next time. No
Miau, vaadake seda, vahepeal on areng toimunud. Enam ei olegi mikrolaineahjugaas vist, ma ei tea, võib-olla see ikkagi on mikrolaineahjugaas, aga vaadake seda riisitorni, kas pole mitte 5 tärni. Selline kena dinner, mille paneme enda lõunaks sama kaasa, on hulgas salatit, värgid, särgid, väga ilus, väga ilus. kui sa mõtled nüüd, et täitsa lõpp, Tairi, sa oled ikka eriline lohk, kui sa lõpetad selle video siin ära niimoodi, et sa rääkisid kõikide teiste palkadest, aga sa ei rääkinud enda palgast, siis ma võin sulle nii palju öelda, et calm your tits, baby, ma räägin enda palgast, aga järgmises videos, nii et sa pead jälle tulema, bitch! I'm all the way up. Wake up, I know what's real. Escape reality. Hardwired.